Tere! Tere! Kevadine päike paistab õues juba nii eredasti, aga lilli on vähe. Nii et täna teeme me mõned lilled juurde. Ja veel. See pole veel kõik. Me kavatseme neid ka külvata. Teeme ühe toreda külvikasti. Alustame siis varre tegemisest. Et kõigepealt võtame selle krepppaberi riba ja teeme ta otsaliimiga kokku vähemalt. Kas see võiks olla niimoodi poolest saadik teeme selle varre, katame rohelisega? Tead, aga võib ka üleni. Sellest ei ole midagi. Otsa liimiga kokku. Ja nüüd nagu pool diagonaali keerutame. Alguse ja lõppu võib siis üleni ei olegi tarvis seda kokku liimiga teha, seda kuuhulka? Ei ole. Ma arvan, et ta püsib. Lõppu liimiga kokku. Ja saabki ära kinnitada. Ja siis natuke hoiame, et liim mõjuks. Vars on mul nüüd valmis. Ja, varred on valmis. Kõigepealt tuleks siis lõigata selle krepppaberi tüki sisse sälgud umbes sentimeetrise laiusega ja mitte lõpuni lahti lõigata, vaid jätta liimimiseks üks riba kinniselt. Ja, niimoodi. Õige. Teise teha ja korda mööda ja saabki niimoodi valmis. Või siis üks teeb teisest nurgast lokke ja keskpõrandale kokku siis. Ja mõnikord need juuksed või lokid näed jonnivad, tahab kohe päris lahti minna. Sinul päris hästi hoiavad. Selle vastu aitab võib-olla see, et natukene kõvemini vajutada siis, kui oled sinna päris lõppu jõudnud. Jaa, osab pigistada. See on selline tugevam krepppaber. Ega poes müüakse 2 sorti krepppaberit. Et üks on niisugune tugevam, mis meil just praegult kasutuses on. Aga seda õhemat selle lille puhul on natukene keeruline kasutada. See võib minna lõigates ja keerutades katki. Jaa. Nõnda, ma sain endal nüüd keeratud kõik lokid. Ja nüüd me peaks need lokid nagu teisi pidi keerama. Ja meil oleks vaja nüüd siia liimi määrida. Aga kuna see on selline krepppaber ja selline krobeli. Jah, siis nagu vasakult paremale väga ei saa. Kas terve selle ääre? Jaa, terve selle. Kohe korraga liimiseks. Jaa. Kas ta venib või annab määrida niimoodi? Annab küll. See on tugev ja see ei lähe katki. Siis saab jupiga. Õhem krepppaber läheks sellise liimimise juures tõesti katki. Ega nüüd ongi tähtis, et just algus ja lõpp oleks hästi liimine. Teen üle. Eriti. Algus ja lõpu üle. Ja siis me hakkamegi keerama. Nüüd keerame jälle tagasi seda pidi. Alustan tipust. Ja hakkan keerama kerge diagonaaliga. Kas esimeselt jätsid sa natukene niimoodi, mitte nii väga diagonaali, vaid... Jah, alguses võib natuke nagu rulli keerata. Vähem diagonaali. Ja siis edasi läheb natuke diagonaali hoida. Ja, natukene, sest muidu ta ei liigu edasi. Aga siia võiks siis ikka mõned rohelised lehed ka külge keerutada. No ilus oleks küll. Ma arvan küll. Näed, siin on niimoodi toredasti. Rulli siia samma, kus me lõpetasime selle õie tegemise. Et võtame siis selle rohelise. Kui meil on õied valmis, paneme korraks kõrval. Teeme 3 korda siis pooleks. Ja muidu jäävad liiga paksud. Ja siis võib nagu ühe lehe lõigata siit välja ots terav, eks ju, aga mitte lõpuni. Et see lõpu osa jääks ikkagi, saame liimiseks teha jälle, nii nagu lille puhul. Ühest otsast ei lõika lahti, jah? Lõpuni ei lõika. Et nüüd, kui on siis niimoodi lõigatud ja kui sa lahti arutad, siis on nagu kuningakroon.
piibelehed. See tundub nagu oleks just rohi. Jah, nagu rohi. Nagu muru. Jah, nagu muru. Ja sellel murul oleks vaja ka see üks äär siis liimiseks teha. Ja jälle keerutada siit edasi, kus meil pooleli jäi just. Niimoodi õisikust edasi Jah, vartmööda õisikust edasi. Natuke võib rulli ka rohkem panna, et ei pea väga diagonaali minema, aga mitut moodi võib. Jätkan samast kohast, kus ma enne lõpetasin ja siis tulevad sellised lehed. Lehe moodi. Vot see teeb ta jah loomulikuks, see roheline leht muidu liiga. Aga vahepeal ma räägin, et veel teine võimalus on ka, et kui on väiksemad lapsed, siis võib seda krepppaberi ruudukesi lõigata ja lihtsalt väikseid kuulikesi teha ja kleepida selline õisik valmis. Ja muidugi võib kasutada ära munakarbigaant. Munakarbigaant ja teha sellised toredad hüatsindid. Et selline võimalus on siis ka teha. Mida sa selle pildi juures oled kasutanud lehtedeks? See on üks teistmoodi materjal. See on pabernöör ja kui sa selle lahti arutad, siis ta on toredalt kirju ja see on väga hea näpuharjutus väiksematele lastele. See nööri lahti arvutada. Ja mitte ainult just nende kuulikeste tegemine on ka ülilahe. See on täitsa vahva, selline kobar tuleb kokku. Et saab teha pildiks ja saab reaalse õie teha. Aga meil tuli selline toredus. Tere! Tere! Lapsed! Selline jutt teile, et kui te tahate, et kevad kiiremini teie juurde jõuaks, siis asuge külvama. Mina panin siia juba valmis omale natukene mulda. Mina ka. Ja käisin poes. Poes müüakse toredaid seemnepakke. Siin on üks pakitäis odraseemneid. Et tore roheline. Nad on natukene suuremad lehed kui muru, aga muru on ka müügil. Nii et täna me siis külvame natukene muru ja natukene otra, aga et oleks oodata ühte õitsvat taime, siis me küll paneme veel siia lisaks hüatsindi sibulaid. Ja õige pea, kui te hoolitsete, tuleb sellest sibulast selline taim. Vaatame järgi, mis siin sees on. Minu käes on nüüd odraseemned. Odraseemned on natukene suuremad kui muruseemned. Muruseemned on täitsa tolm selle kõrval. Aga ongi tore, paneme mõlemad tõesti. Niimoodi paneme siia natukene odraseemneid. Nii, teeme vahetust. Panen ka endale natukene muruseemned siia. Mulle väga see oder meeldib. See on kuidagi nagu teistmoodi. Oi, kui rikkalikult sai nüüd kõike. Nii, aga seemned läheks hästi kasvama, siis on tarvis seemned natukene vastu mulda suruda kinni. Ja muidugi on tarvis siia panna vähekene vett ja kui Tiina rääkis enne taimede eest hoolitsemisest, siis hoolitsemine tähendab seda, et peab iga natukese aja tagant vaatama, jälgima, et see muld ei jääks kuivaks, sest seemnel oleks väga kurb, kui ta on võtnud kasvamise hoo sisse ja ühel hetkel kuivas mullast lihtsalt ära peab kuivama. Nii et ma kastan kohe siit oma peendrakese ära. Ja, nii tore on ju hoolitseda. Iga päev on nad juua. Aga et liiga palju ei hoolitseks, siis on üks selline nipp, et tuleb katsuda näpuga. Kui mullapind tundub niiske, ärge siis vett lisage. Alles siis, kui mullapind tundub kuiv, siis tuleb alles lisada. Eks ta tõmbab selle vee sisse ka ja
aga meil on ju veel panemata hüatsindisibul. Jaa, muidugi. Paneme ühe hüatsindi ka, Paneme, siis on nii tore paneme. oodata, kuidas see õitsema Ma hakkab. panen keskele. Panen ka. Et hüatsindisibulat ei panda tervenisti mulla alla, vaid ainult see alumine osa pannakse mulla sisse. Siit hakkab vajama juuri ja siit on mul juba natukene midagi rohelist näha. Ja ongi valmis. Jääme ootama.